Paar kuud tagasi, kui tutvustasime teile koristusroboteid, said nendest robotitest meie vaatajate lemmikud. Täna räägime robotite funktsioonidest veelgi täpsemalt. Marius, eelmine kord, kui te meil saates olite, siis osteti Mamibottidest teie pood täiesti tühjaks, et tundub, et meie vaatajatel on teie robot täiesti lemmikuks saanud, et mis siis seda nagu teistest eristab, et miks ta inimestele nii väga meeldib? Tuleb välja, et teil on väga head saate vaatajad, eks ole. Aga tegelikult siis see Mamiboti robotid on saavutanud selle aasta ajaga päris tugeva positsiooni siin turul, et eelkõige inimestele meeldib ikkagi see pesufunktsioon, mida me eelmine kord näitasime ja täna ka näitame, et need robotid pesevad ka põrandaid, eks ole. Ja siis teine suur lemmik on see, et nad on kõige vaiksemad robotid Eestis. Aga missugustesse ruumidesse see pesufunktsioon üldse sobib, et inimesed elavad ju väga erineva suurusega pindadel? Jah, et pesufunktsioon sobib põhimõtteliselt igasse elamisse. Kui on muidugi väga-väga paksud vaivad, siis tuleks need korraks ära tõsta, aga muidu kõik, kus on parkett põrandal maas või on mingisugune kivipõrand, et sellistesse kohtadesse täiesti ideaalne. Maja omanikele siis igal juhul probleemiks ei saa, et saab robotiga mõnusalt maja ära pesta, aga kuidas on see, kui on 2 korrust? Et paljud küsivad, et kas ma peaksin siis ostma 2 robotit näiteks või mingi lisavarustuse juurde, et tegelikult ei ole vaja. Et viid lihtsalt roboti teisele korrusele, panete tööle, puhastab seal ära ja kui toad on ära koristatud, jääb lihtsalt seisma ja pärast viita alla. No mina olen ka tõesti robotite armastaja. Üks asi, mida mina ei armasta, on see, et ma tulen koju, robot on kuskile kinni ennast jooksnud ja vahepeal ma ei teagi, et robot tegelikult ju koristustööd ei tee. Et kuidas teie robotitega sellist olukorda vältida? Et muidugi nutikamad inimesed valivad meil sellised paremad robotid, kus on see nuti nii-öelda äpisüsteem olemas ja seal sa saad tõesti jälgida, kui robot kinni jääb, annab ta sulle errorit ja tegelikult on võimalik manuaalselt kuskilt vaibanurgast välja juhtida. Et peale robot olmuime, et siis toodab ja müüb siis Mamibot ka aknapuhastusroboteid. Et need on leidnud ka skeptilise eestlase südamesse juba täitsa koha, et tulevad ja uudistavad ja ostavad ära ja pärast räägivad ka, et kuule, kui hästi mu aknad on puhtaks saanud. Ja lisaks saab tegelikult peale akende puhastada nendega ka vannitoa näiteks klaase või peegleid isegi või isegi miks mitte kahhelplaate, et ta läheb isegi üle nende vuugivahede. Aga praegu on veel inimestel viimane võimalus jõulukingitusi osta ja kui keegi nüüd plaanib tõesti näiteks osta endale seda robotit, missuguse hea pakkumisega te neid üllatate? Aasta lõpus on meil selline lahe pakkumine, et kui sa tood oma vana roboti meile, et ei ole üldse meie firma oma ei pea olema, tood meile, saad sellest kallimast robotist, selle 999 eurosest robotist veel 200 eurot alla. Ja lisaks kõikide ostjate vahel kuni aasta lõpuni käib kampaania, et võid võita 2 lennupiletit Abu Dhabisse, et jaanuaris miks mitte minna juba päikese alla. Ja kuidas meie vaatajad siis Mamiboti roboti endale ka koju osta saavad? No kõige populaarsem on meil see Rocca al Mare keskus, eks ole. Tuled siia koha peale, ostad siit, teine võimalus on Kristiinesse minna ja kolmas võimalus on loomulikult internetipoest, et www.mamibot.ee, et sealt siis tellida ja saadame järgmine päev kohe teele. Kui põranda pühkimise ja pesemise võtab enda peale robot, jääb teil rohkem aega nii iseenda kui pere jaoks.